hea meel veel tervituseks anda sõna ka Tarmo Tammet, kelle korruptsioonivaba Eesti päevakord ette näeb. Tervitan ma teid. Korruptsioonivaba Eesti ühingu nimel on mul hea öelda, et pärast riikliku korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise algust süvenesid taas ka koostöö sidemed Justiitsministeeriumi ja mittetulundusühingu Korruptsioonivaba Eesti vahel ning need sidemed on ka jätkunud, mille üheks märgiks on ka see, et ma astun teie ette siin paariks minutiks sissejuhatava sõnavõtuga ja väikese ülevaatega sellest, millega tegeleb ühing Korruptsioonivaba Eesti. Selle mittetulundusühingu eesmärk, nagu nimigi ütleb, on tegeleda korruptsioonivastase võitlusega, ühendada erinevaid osapooli ja jõude ühiskonnas, kes on sellest teemast huvitatud. Paraku oleme me ainuke mittetulundusühing siiamaani, mis selle teemaga tegeleb, aga et saada ka laiemat toetust ühiskonna eri rühmades on meil just nimelt kokkulongelusena tänasel päeval õhtupoolikul kavas korruptsioonivastase võrgustiku loomine mittetulundusühingutes, kes on sellest teemast huvitatud, ehk siis korruptsioonivastane võrgustik ühendustest, selle asutamiskoosolekul täna õhtupoolikul. Ja selle eesmärk on täpselt sama, mis on meie enda ühingu eesmärk ja meie jääme spetsialiseeritud selle teemaga tegelema, aga ühendused, kes aeg-ajalt puutuvad kokku korruptsiooniga, enamasti ei oska sellega midagi peale hakata. Võib-olla teevad ka nõnda, nagu justiitsminister praegu nimetas, et kui ühendused ise puutuvad kokku oma ühingu sees mingisuguste tehingute ja asjadega, mis on ebaeetilised või lausa korruptiivsed, siis nad pigem ka eelistavad sellest vaikida. Aga kui see korruptsioonivastane võrgustik tekib ühenduste vaheline, siis on nendel veel üks väljund, kus neid probleeme esile tuua ja osata korruptsiooni üldse tuvastades teatavasti ka mittetulundusühingutesse ju läheb üha rohkem Euroopa Liidu raha ja kus on väga palju raha, eriti kui ootamatult tuleb selle tekitada peapööritust. Eesti positsioon korruptsiooni tajumise rahvusvahelises indeksis on paranenud viimasel aastat, aga tegelikult minu meelest on põhjust mureks küll, aga eriti arvestades praegust majandusolukorda, siis ahvatlused kasutada taas kõverteid tulevad uuesti päevakorda. See tähendab, et ka korruptsioonivastane tegevus peab muutuma tegelikult aktiivsemaks, kui ta on seni olnud. Mida on teinud ühing Korruptsioonivaba Eesti seoses ettevõtlussektoriga? Ettevõtluse suunal on ühing tegutsenud eelmisest aastast alates, mil oli esimene rahvusvaheline Põhja- ja Baltimaade ärieetika konverents aprillikuus ja sellele on kavas järgnenud sellel aastal aprillikuus ja selle konverentsi nimeks on ärieetika edendades Baltikumi väljakutsed, Põhjamaade kogemused. Eesmärk ongi kaardistada siis see, kuidas Eestis on ärieetika koodeksitega olukord. Ühe eelmisel aastal välja antud käsiraamatu järgi on Eestis, selles käsiraamatus on trükitud ära 88 erinevat eetikakoodeksit, siis ettevõtetel, organisatsioonidel, katusorganisatsioonidel, tegelikult neid on natuke rohkem kui 88. Kuidas neid rakendatakse? Kas nendest on mingit kasu? Põhjamaad, kus neid koodekseid on rakendatud juba mõnda aega, oskavad kindlasti mõndagi kasutada neid öelda ja sellepärast me selle projekti olemegi ka ette võtnud. Ja mis kõige olulisem selle ärieetika teema edendamise juures, et ma näen seda oma igapäevases töös rahvusringhäälingus, kus ma olen ajakirjanduse eetikanõunik, et need eetikaküsimused ei ole võimalik mitte kunagi ära lahendada ja fikseerida. Nad ongi sellised natuke kummist küsimused, me venitame neid. Mis 2 aastat tagasi sobis, täna 2009 enam ei sobi. Seetõttu väga oluline kaasusõppe, et arutada konkreetseid juhtumeid. Ma kujutan ette, et ka tänase ettevõtmise teises osas lavale ilmuvad Karu, Hunt ja Rebane, kes hakkavad omavahel rääkima sellest, et nad on millised kokku leppinud ja siis saavad nad teada, et on selline asi, see leebusprogramm, millest täna jutt on, kuidas reageerida. Taolised kaasusõpped ja juhtumite põhised õpped on väga kasulikud, seda tahab ühing Korruptsioonivaba Eesti oma ärieetika projektis teha. Aga soovin tänasele konverentsile edu ja loodan, et asjahuvilised tutvuvad ka selle ühenduse Korruptsioonivaba Eesti ärieetika